Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennisõbrad, Matšpalli podcast on see, mida kuulate. Saatejuht Gunnar Leheste minu nimi. Enne kui tutvustan tänaseid saatekülalisi, siis kohustuslikud teadaanded, et meid on võimalik kuulata ka teistest podcasti rakendustest. Ei pea kuulama siit sport.delfi.ee lehelt leitud uudise kaudu, vaid saab kuulata ka täitsa Delfi tasku äpist, mille saab alla laadida Google Playst ja Apple Store'ist ja meie saated on kuulatavad ka Spotify's ja Apple podcasti keskkonnas ja teistes podcasti rakendustes peaks ka leiduma. Gunnar Leheste, nagu öeldud, minu nimi, üle laua Riho Kallus. Tere hommikust ja ilusat Eesti kirjanduse päeva. Ilusat Eesti kirjanduse päeva, ma ei teadnudki. Jah, see on esimest korda peetakse täna sellist päeva. Just kuulsin siia tulla raadiost. Jõudsite lipud ülesse panna hommikul. Tere ka Toomas Kuum. Tere. Ma korra siis kirjanduse juurde, et millal siis viimati Eesti kirjaniku raamatut lugesid? Riho. Mina vist lugesin viimati, ma arvan Mihkel Muti raamatut. Minul on pooleli Aleksander Kadakas. Teate, kes peitub pseudonüümi Aleksander Kadakas? Ma võin pakkuda, aga ma tõesti ei tea, aga ma ei usu, või see, mis ta on, Kadastik vist ei ole, eks on ju? Jaanus Kriisk. Jaanus Kriisk, okei. On kirjutanud mõned raamatud vahel, annab mulle lugeda. Okay. Aga räägime Australian Openi tennisest, räägime ka põgusalt võib-olla rannatennisest ja räägime ka eesootavast Davis Cupist. Aga enne Toomas oli sul üks võlg vaja ära nõuda Riholt. Jaa, et Riho on kohe nägu nii tõsine. Sul on turniiri osa võtta maksmata. Ma ei ole nõus maksma selle eest. Ma võitsin ainult 4 game'i, ma ei maksa selle eest. Tee trenni rohkem. Ja võta siis Novak Djokovic'i mentaalne pool endale siis nii-öelda võta üle, et proovi. Et mitte närveerida platsil. Mis turniir oli siis? See oli esiliga turniir. Riho Kallus osaleb seal nüüd viimasel aegadel aktiivselt, aga tal vist loosiga ka alati vedanud, aga mõned võidud on ikka tulnud vist viimasel ajal. Toomas paneb alati mulle 3 mängu päevas, ma ei saa. Ei olnud, kus see 3 oli nüüd? Seekord ei olnud. No jaa, mängid edukalt, saad edetabeli punkte ja siis saad asetuse ja pole kunagi palju mänge. Aga Australian Open. Meil on siis 2 saate vahepeal on selgunud meeste ja naiste võitjad, loomulikult ka paarismängu võitjad. 2 saate vahel olen mina käinud vaatamas ühte matši ITF-i turniiril. Tennist mina mängima seekord jõudnud ei ole, piinlik tunnistada. Aga naiste võitja, neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna Arina Sabalenka sai oma esimese slammi siis lõpuks kätte ja tõusis maailmas teiseks tänase päeva seisuga. Võttis Jelena Rõbakinat Kasahstani lipu all mängivad venelannad, on vist õige öelda? Ja, aga Kasahstani juuri ju ei ole. No seal Kasahstani sportlasi on päris palju vist, seal on mitu põhjust. Ma tean, et tippspordis ja ka isegi tennisistide seas sageli, kui nad hakkavad nii-öelda tuuril mängima, siis üks põhjusid on see, et Kasahstanis teame, et on ka rikkaid ärimehi ja ärisid ikkagi suur riik. Ja tõenäoliselt see on ka üks põhjuseid. Mitte ainult see, et võib-olla aga antud juhul Marlon Rõbakinal on isegi, võib-olla ma ei tea, kas ta on tunnistanud, kus intervjuus vaevalt, et ta seda julgeb teha, aga ma arvan, et tal on hea meel, et ta on Kasahstani lipu all mängib. Aga tulemus siis 4-6, mis see teine oli meil, 6-3 ja 6-4 oli päris põnev finaal, olete nõus? Ja tegelikult ega seal 3. setis hakkas juba kippuma nii, et kes teab, kuseks läinud, eks on ju lõpuks, et Rõbakina ikkagi on, mina ütleksin selline ka suhteliselt ikkagi, ma olen tema mängu varemgi enne, kui ta nüüd seal ka Wimbledonis võidutses, tegelikult mul jätab sellise ka targa tennisisti mulje. Ütleme, et Sabalenka küll võitis ja ta on ka nüüd natuke nii-öelda suudab ennast hoida oma emotsioone võib-olla rohkem nii-öelda tagasi. See on tal üks suur võti, eks on ju. Me teame see topeltvigade teema ja seda on küsitud ju tal viimastel kuudel, et mis nüüd juhtunud on. Aga ikkagi seal on selline jõuline tennis, et igat palli lüüakse kohe, tahetakse praktiliselt punktiks lüüa. Et selles mõttes ma näen nagu Rõbakina mängus sellist muises nii nagu ka Magdalinet, kes oli poolfinaalis mulle just, seal lihtsalt oli Sabalenka lihtsalt tempoga üle. Aga ütleme, mulle meeldivad need mängijad, kellel ma näen sellist
noh, ega Sabalenkal on ka filosoofia kõik ära lüüa ja olla võimas ja tugev, aga just kellel võib-olla on vaja kompenseerida mingeid elemente läbi selle, et nad mängivad targalt. 17 ässa ja 51 äralööki, negatiivsel poolel siis 7 topeltviga ja 28 lihtviga. Riho, kuhu on kadunud Sabalenka lihtvead? No kõige võib-olla olulisem fakt on nüüd see, et nüüd on alganud siis tennises uus ajastu. Et kui naiste võitja lööb juba teist servi kõvemini kui meeste võitja ja lööb eeskätt ka kõvemini kui meeste võitja, siis Prantsusmaa lahtistel on juba naised-mehed ühes tabelis ja ei ole mõtet enam eraldi hoida, neid tundub, et see jutt kindlasti meeldiks kellegile. Kusjuures see on tõsi, et Sabalenka keskmine teine serv oli kõvem kui Novak Djokovicil. Keskmist servi lüüakse seal 160 kilomeetrit tunnis pluss esimest servi 180-ga mõlemad, nii Rybakina kui Sabalenka, et seda võib-olla ütleks niimoodi, et see tase, mis oli praegu Austraalia lahtiste finaalis, sellist asja ei ole ammu naiste tennises olnud. Ja see on nüüd hoopis see on nüüd hoopis nagu next level, ma ütleks tegelikult. Uus lehekülg naiste tennises, jah, et kui vaadata nagu seda, mismoodi mängisid nemad seal finaalis, et peale finaalkohtumist arutasime ka siin kolleeg Toomas Leiusega just, ja Toomas julges ka pakkuda, et antud hetkel need tüdrukud tegelikult mängivad paremat tennist kui maailma esireket ja kui võrrelda ja paralleeli tõmmata ka Ashley Bartiga, et siis ei Ashley Bartil ega ka Iga Swiatekil pall niimoodi ei lenda nagu Rybakina Sabalenka matšis kindlasti. Seda küll, aga Bartil ei olnud seda vaja. Jah, sest Barti mängis, mina ütleksin, mängis sellist, ärgu keegi solvu, aga ta mängis sellist meeste tennist. Jah, natuke meeste tennist, selle mõttes ma olen nõus, aga igal juhul ülikõrge tasemeline tennis oli naiste turniiri finaalis ja finaali ikkagi jõudsid absoluutselt kindlasti 2 parimat, selles ei ole üldse kahtlust. No teel finaali, olgu siis need nimed ka ette loetud, alistas Sabalenka Teresa Martinsova, meile endale tuttavasid Tallinna turniirilt, Shelby Rogers, Elise Mertens, Belinda Bencic, samuti Tallinnas käinud, Donna Vekic, sama lugu, ja Magdalena Nett, kes siis alistas, oli teises ringis Anett Kontavedi. Aneti ja Kaia mängudest me oleme juba siin rääkinud, aga tagantjärgi mõeldes kuidas teil on tunne, kuidas eestlannade üsnagi varakult väljalangemine kogu selle turniiri jälgimist teie jaoks mõjutas? No ikka kuidagi mõjutab. Mind küll natuke mõjutab, aga ma vaatan nagu nii-öelda by the match, nii-öelda mängu, et kui mingi mäng võib mind huvitada, muidugi siin Austraalia lahtistega on alati see ajaline nüanss, et ütleme, et me küll ka siin saadetes käimise, eestlannade mängu nagu nii vaatame, eks on ju, aga see natuke lööb selle päevarütmi sassi, natuke sõltub sellest ka. Aga eks seal mingisugune väike faktor on, aga muidugi otsustavaid mänge vaatad sõltumata sellest. Et võib-olla jooksvalt siis, lihtsalt vaatad rohkem tulemusi või kokkuvõtteid turniirist. Öösiti üleval vist ei ole pärast? Ei, ikkagi ei ole. Et uni on ka oluline. Ma ühel ööl ärkasin. See oli Jelena Ostapenko ja Rybakina veerandfinaal, mis lõppes küll kahjuks ei ole kiiresti, 6-2, 6-4 Rybakina selle võitis ja siis 2 valgevenelannat pärast seda pidi Rybakina alistama, pidi alistama, aga teist ei alistanud. Viktoria Azarenka poolfinaalis ja finaalis Sabalenka. Riho, sa olid mõnel ööl veel üleval peale Aneti kaotust? Jah, ikka olin, aga kui sa rääkisid siin, mainisid Azarenkat ja Magdalena Netti, siis huvitav paralleel ja selles mõttes ma arvan, et täpselt enne turniiri, kui vaadata, aga siis võis arvata, et Rybakina ja Sabalenka võivad sinna lõpuni jõuda, võis arvata ka, et Tsitsipas Djokovic jõuavad lõppu, aga ülejäänud 2 poolfinalisti nii meestel kui naistel ikkagi päris suured üllatused, võiks öelda, et Magdalena Netti mäng tegelikult jättis sellise
no kuidas öelda, ta mängib sellist passiiv-agressiivset tennist ja ta suudab kuidagi väga mõnusa, õige rütmi ja dünaamikaga tegelikult ka see viimane matš, mis tal oli Sabalenkaga matš, oli selline, et mulle tegelikult väga-väga meeldis see, kuidas ta leidis sellise, ta ei lasknud isegi Sabalenkal initsiatiivi liigselt võtta, et ta ja noh, see, et Anett talle kaotas, Anetti puhul ikkagi tahaks öelda, et natukene lihtsalt, midagi ei ole suures plaanis katki, mängupraktikat on nagu vähe ja need mängud tegelikult, kõik need mängud, ta on ju sellel hooajal nüüd 4 matši mänginud, 1 võidu saavutanud, et tegelikult kõik need viimased 2 kaotust, nii Badosa kui ka Lineti vastu olid matšid, kus Anett justkui juba on saavutanud sellise momentumi või sellise momendi, kus ta võiks nagu minna, aga siis tulevad sellised õnnetud vead sisse, mis on nagu mängupraktika küsimus pigem. Ma olen nõus et ütleme, näiteks Linetiga ka oli tunne, et nüüd ta vist ikkagi võtab ära. Just täpselt, mul oli ka sama ja Badosaga oli ka sama. Ja siis nagu järsku libiseb see ära, ja tegelikult mitte ainult nagu vastase esituse tõttu alati, et nagu enda vead natukene et ütleme, aga see ma olen nõus suga, et tõenäoliselt siin on seal on ka objektiivsed põhjusid. Aga ma korra veel Magda Lineti, et just see sama taktika, miks ta nagu ikkagi seal võib-olla Sabalenka vastu enam ei saanud, et sellise teises setis oli näha, et Sabalenka mängib nii võimsalt ja tempot ja tõrjega oli ainult siis, kui Linet suutis selle sügava tõrje saada sinna tahajoon alla, siis tal tekkis nagu võimalus. Muidu ta mängibki niimoodi, et ta tegelikult justkui selle löögi pikkusega tal õnnestub vahest sügav tõrje teha, aga ta nagu paneb selle pigem palli mängu, ta on valmis jääma alguses ka surve alla ja seesama, mis sa mainisid sisuliselt, Riho, et ta nagu tuleb sealt nagu välja, leiab selle koha momendi pallivahetuses ja võtab aktiivsuse või initsiatiivi enda kätte. Aga Sabalenka vastu lihtsalt see on nii võimas, et seal mingi hetk... aga ta väga osavalt tegi seda, ka esimene set Sabalenka vastu väga kihvt set oli. Vahepeal variante eest, Aga Aryna Sabalenka on siis esimene neutraalne slammi võitja täiskasvanute konkurentsis. Neutraalse slammi võitja saime ka juba varem tegelikult tüdrukute finaalist Alina Korneeva oma debüüdil. Tuli siis slammi võitjaks, aga küsiti siis Sabalenkalt ka selle kohta, et selle lipu teema ja sõjateema kohta ütles Aryna, et mul pole mingit vahet, kõik teavad nagu nii, et ma olen Valgevene mängija. No siin ta oleks pidanud midagi lisama juurde, minu meelest, ütleme, et ükskõik mis seisukoha, kas või ütleme, isegi kui ta oleks jõuliselt öelnud, et ei, et mulle ei meeldi see, et ma mängin neutraalse lipu all näiteks, see on ka seisukoht, aga nad on kõik seal nii kardavad, ega Valgevenes on ju teada, et seal on ju sportlasi ka ju kinni pandud, et hoitakse ja seal on ju müstilised need aastad, mis antakse, peale nüüd just pandi neil üks ka see laulja, neil on need nii-öelda autori laulu esitaja, ma austasin vaadata, mis vanus, aga pildi järgi, et tegemist on ikka kuskil sinna võib-olla 70 lähedale vanuse kuuluva härrasmehega ja nüüd praegu ei ole seal ju mingit selles mõttes avalikke proteste ega midagi. Pandi ka nii-öelda, üritatakse vangi panna, et see on nagu müstika ja eks nad kardavad. Ma jälle tulen tagasi sellele. Neil on, ütleme niimoodi, nad teenivad hästi. Neil oleks mingi küsimus elada, ma saan aru, ei taheta. Aryna elabki Miamis. Sisuliselt elabki et ma ei tea. Seal võib olla see teema jälle sugulased ja et kui sa võtad mingi statemendi konkreetse, aga mulle tundub, et ega me ei tea, mis seal sees toimub. Selle ütles välja meie laskesuusa peatreener Fjodor Svoboda, et ma sellepärast ei võta sõna, et esiteks mul on sugulased Valgevenes ja teiseks võib-olla ma kunagi tulevikus tahan veel Venemaale tööle minna. Aga ta ütles välja vähemalt seda. Ma ütlen, et isegi ütleme, kui sa ütled selle välja, siis see on ka mingi seisukoht, aga see, et oled nagu selleks, et peidad ennast urgu ja neil on tennisistidel on nii-öelda vedanud ju tegelikult, et nad saavad ju mängida. Et ta oleks võinud ju vabalt olla nii, et ja ma kujutan ette, kui näiteks paar aastat, loodetavasti see ei jätku enam nii pikalt, sest fakt on see, et ma ütlen seda, et kui see sõda läbi saab, et ega siis Lukašenkal pole ka pikka pidu. Ütleme nii, et kui Ukraina seal nii-öelda saavutab edu, siis ega seal ei ole ka pikka pidu, et siis rahvas kui Venemaa on nõrgestatud, siis nad julgevad tõenäoliselt võib-olla uuesti seal välja tulla või mida iganes. Ütleme, nad seal värisevad kõik need hullud, kes on võimul. Nad tegelikult värisevad.
aga nii palju siis naiste tennisest, laseme kõlli vahele, räägime eilsest meeste finaalist. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Naiste finaalilt meeste finaalile eile siis Novak Djokovic, selline meestenisist, tänasest ka uus maailma esireket, taaskord võitis Stefanos Tsitsipast, ka 3 setis, nagu Arina Sabalenka sai hakkama Rybakinaga, ainult et meeste mängu jaoks on seda 3 setti natukene vähe. 6-3, 7-6, 7-5, kiired lõppmängud siis 7-4 ja 7-5. Novak Djokovic on 10-kordne Australian Openi võitja ja 22-kordne Slami võitja, jagades nüüd rekordit Rafael Nadaliga. Mida me arvame Djokovici ja Tsitsipase finaalist? Riho, sa ütlesid juba 2 päeva enne finaali, et sa tead, kuidas see lõpeb. Mul oli millegipärast see tunne, sa tead, kuidas lõpeb juba peale seda, kui oli matš Grigor Dimitroviga lõppenud ja noh, need järgmised 2 ringi Alex Demirori ja Andrei Rubljovi vastu, noh, ta näitas ikka äärmist enesekindlust ja nagu fantastiliselt head tennist, et siis tundus juba, et see asi selge on, aga eile muidugi finaalis, eks Novak Djokovic teadis, et see finaal teistsugune tuleb, ta ju jälgis ka ju Stefanos Tsitsipast ja Tsitsipas on oma tennist muutnud ja mängib praegu ikkagi elu parimat tennist. Meil oli siin tuline vaidlus oli siin tennisetreenerite Harri Nepi ja Villem Lapimaaga just sellel teemal ühe käega tagakäsi, et noh, seda on ju väga vähe, näeme täna tipptennises palju seda on, et küsimus oli just selles, et noh, kõik ju teavad seda, et noh, tagakäega loomulikult on väga hea ja sa saad kõvemini lüüa palli siis, kui sul pall on ideaalse kõrguse peal ja saad seda nii-öelda puusa kõrguselt lüüa, aga kõik muud positsioonid on ikkagi ühe käega tagakäega nagu oluliselt raskem mängida ja noh, see on ju see koht, mida kõik otsivad Tsitsipase vastu alati, aga Tsitsipas on viimasel ajal väga hästi saanud sellega hakkama ja ülivarakult ühe käega seda tagakätt mängib, et ta on saanud selle koha pealt palju paremaks ja Djokovic oli sellest teadlik, aga mis muidugi selle finaali ära otsustas, oli fantastiliselt hea algus. Esimesed 30-35 minutit Djokovic näitas kohe koha kätte ja tegelikult teine sett võib öelda, et teine sett mängis paremat tennist Stefanos Tsitsipas, aga ei suutnud oma võimalusi ära kasutada ja Djokovicil olid seal sellised nii-öelda värisevad momendid juba ja näha oli, et ta ei tundnud ennast sealt, ta oli natuke ebalev seal väljaku peal, aga ta ikkagi võitis selle seti, mida tegelikult mängis paremini Tsitsipas ja noh, siis oli juba see asi kuidagi tundus, et ikkagi 2-0 Djokovic'i ette lasta on juba väga-väga keeruliseks läheb see olukord, nii et jah, tegelikult kõige raskem mäng tal kindlasti ja selles ei ole küsimust, aga see algus väga palju määras seda finaali tulemust minu arust. Ja no sageli Djokovic'i mängu puhul on olnud muidugi erandeid, kus ta on alustanud mängu ebakindlalt ja siis järsku ühel hetkel leiab ennast, aga jah, seal oli just see teine sett võib-olla selles mõttes oli, ütleme, see on oleks, aga kui sealt Tsitsipas oleks seal ära võtnud, ma ei välista üldse, et siin oleks võinud ka 5-setine mäng tulla näiteks, et see on see momenti, et noh, ei tea, kui palju seal ka see jala, see teibitud jalg nüüd mõjus, aga seal võis olla midagi, minu meelest ma just nagu poolfinaalis, kus tal nagu ei olnud otseselt raskusi, no seal esimene sett oli, see Tomi pool nagu jõudis järgi kaotusseisust, et nagu natuke kohati korduses tundus, et ta no, õrnalt võib-olla andis kuskil tunda, aga eks ta siis timmiti nii-öelda finaaliks kas ta jõudis 0-5 pealt järgi või? 1-5 pealt kindlasti, jah, vist oli 1-5 pealt. Tommi pool siis jah, jõudis 5-5 järgi ja siis nagu tundus vaatasid, et ja siis nagu episoodiliselt tundus, noh, ma ei usu, et ta seal igas korduses näed, et kas ta nüüd, talle meeldib muidugi ka nagu võimendatult näidata vahest, et tal on nüüd, ta on väsinud ja mida iganes, aga see oli see moment, aga ma arvan jah, et sealt Tsitsipasel oli vaja, noh, nende nii-öelda selle suure kolmiku vastu, noh, Federer enam ei mängi, oli alati see üks põhiküsimusi, et sa pead vähemalt 2 esimesest setist, noh, põhimõtteliselt nagu pead 1 võitma. Siis see mäng siis juba teab ka see, siis oleks aru ka saanud, et aha, okei, vähemalt 2 setti veel ja siuksed momendid, aga muidugi mentaalne pool. No, nad on lihtsalt, ma just eile onu helistas mulle ja
no talle meeldib Djokovic, eks on ju, ja siis rääkisime temaga natuke sel teemal üldse ja siis ma ütlesin üldisemalt. Ma ütlesin, et vaata, et aastast 2004 vist, nagu Federer juba päris siis nagu tippudes, et sisuliselt 3 meest, paneme sinna Mari ja Wawrinka veel juurde, kes siis võitsid 2 peale 6 slämmi, eks on ju. Nüüd võtame Wawrinka ja Mari ka juurde ja selle kolmiku 70 suure slämmi turniiri võitu. Sellisena, põhimõtteliselt 20 aastat. Ja ma ei välista, et see aasta ütleme, ehk siis Nadal tõenäoliselt turgutatakse ikkagi Prantsusmaa lahtisteks maksimaalselt nii-öelda vormi, kui see võimalus on, et seal tõenäoliselt, võimalik, et see võib ka Nadali viimane selline šanss olla slämmi turniir võita. Et kindlasti pannakse kõik kaardile ja kui Djokovic nii jätkab, Wimbledon ja mis siis, et need noored tulevad, pole üldse välistatud, et ka sel aastal me jälle näeme nii-öelda, sellest nii-öelda suurest 32 nime. Sa mainisid Nadali vigastust. Vaatan 3 päeva tagasi on tulnud uudis, et Nadal teatas, et järgmised uuringud tema puusavigastusega vist langes välja seal teises ringis Mackenzie McDonaldi vastu. Mängis ju matši lõpuni, eks? Jaa, minu meelest ma vaatasin veel seda. Mängis lõpuni ja siis oli näha ka, et oli vigastatud? Ja, ikka oli näha, jah. 3 nädala jooksul tuleb siis uued testid ja siis saame teada, mis Nadalist lähitulevikus saab. Et veel nii palju võib-olla sellest finaalist, et ta kindlasti ei olnud nagu mingi ülikõrgel tasemel matš või selline mäng, kus oleks mõlemad oma parimat näidanud, aga need momendid, kus Tsitsipasel tekkisid võimalused ja just nimelt teise seti lõpp ikkagi oli pudistamist, väga palju pudistamist ja Tsitsipas suutis seal 5 eestkäe lihtviga teha seal järjest tiebreakis oli see koht, et mentaalne pool. See oli täpselt mentaalne pool, et ta mängid parema seti kui vastane ja siis tuleb see tiebreak ja siis tegelikult ikkagi sa murdud, põhimõtteliselt ta murdus seal ikkagi. Seal on ikka see, et sa ei usu hästi, sa näed, et isegi kui teisel pool võrku ka võib-olla natuke ebakindlust mõnes game'is näitab vastane, ta on nii enesekindel, kõik see olek, kõik see kõnnak ja Austraalias on muidugi ka vaatamata paljudele nüanssidele võib-olla, mis siin ka eelmine aasta oli ja muidugi Djokovici, seal ta saab vist kõige rohkem tuge ka vist publiku poolt minu meelest. Djokovic või? Ma ei tea, kas Tsitsipasel mul tundus nagu valjum. Aga ma ei tea, kas see ei ole midagi imelik, aga ma ütlen üldiselt, et kui sa võtad, et kus ta nagu mängib, siis et Austraalia on tema nii-öelda see põhiturniir siis nii-öelda. Ma ei tea, kas sellist asja üldse on kunagi varem tennises ja Grand Slamidel olnud, et Rod Laver Arena mahutab 15 000 pealtvaatajat ja eile oli Melbourne pargis 45 000 inimest. Et see oli ikkagi meeletu... Wimbledonis ikkagi on ka väga populaarne seal mäe peal vaadata. Aga 50 000 inimest oli põhimõtteliselt... Sinna ei mahu, Wimbledonis nii palju ei mahu. Et kogu nii-öelda territooriumil oli 45 000 pealtvaatajat. Rekordiline publik üldse kogu turniiri peal. Et fantastiline publik ja loomulikult rääkides ikkagi ja nüüd see selline reaktsioon, mis oli Novak Djokovicil peale seda matši, eks nägite, kui ta läks siin oma boksi ja kukkus sinna pikali ja seal lihtsalt nuttis, et kui nüüd nagu ja pingipeel ka veel häistas nuttis. Ja kui nüüd natuke nagu ajas tagasi kerida ja mõelda, et ütleme siis alates sellest momendist, kui ta püüdis seda kuldset slämmi ja Medvedevile kaotas ja nüüd vaadata nüüd kogu seda nagu aastat, siis see on ju tegelikult, see on täiesti uskumatu. Mees on saanud viimase 12 kuu jooksul mängida 11 turniiri. Ta läks eelmine aasta Austraaliasse, sinna ta ei lastud, eks ju. Siis ta mängib Wimbledonist ta ei saa punkte. Siis ta ei lasta Ameerika lahtistele. Ja nüüd ta võidab Austraalia lahtised ja tõuseb maailma esireketiks. 11 turniiri on mänginud 12 kuu jooksul. Seda ikka annab ikka järgi teha. Et seal ei ole midagi öelda. Aga nopib nendega nii palju punkte, et täiesti uskumatu. Et ta on ikka tipus. Väga hea, et sa need pisarad siia mängu tõid. Kuulasin hommikul siia tulles ühte rahvusvahelisest podcasti, selle arutati, et mis võis olla nende pisarate taga. Üks asi on, et eelmine aasta sisse ei lastud või sisse lasti, aga mängima ei lastud. Teine asi vigastus, mis teibitud jalg ja kõik need jutud. Ja kolmas asi ikkagi, mis toimus viimastel päevadel isa ümber. Ja sellest võime kohe pikemalt rääkida, aga visati õhku ka selline, et kas on äkki midagi veel, mida me ei tea, mis ta võis nii emotsionaalseks teha? Seal võib ka olla kindlasti ka seesama lugu, et kui oli moment Daniil Medvedeviga see finaal ja kui ta hakkas võib-olla jõudma sinna kõige aegade kõige rohkem Grand Slamme võitnud mängija staatusesse ja siis hakkasid tulema tal need
mustad uudised järjest, et noh, võib-olla ka see pinge vabanemine kindlasti üks oluline faktor. Võib täiesti olla, et sa nagu said, esiteks sa said nii-öelda ühele pulgale ja no temale on see nagu elu eesmärk ja no ma usun, mitte usun, vaid ma olen peaaegu kindel, et ta muidugi selle eesmärgi suure tõenäosusega täidab, et ta võtab veel mõne slam'i turniiri võidu ja tõesti seal on, kui muid turniire ka juurde panna, vaata, ma mõtlen Masters turniirid ja kõik, et ta vist nende näitajate poolest on nagu kõige edukam. Olümpiakuld tal puudub individuaalne või üldse puudub kuld. Federeril tegelikult paarismängu kuld on olemas. Aga mis on tegelikult huvitav, kui korra neid turniiride ajalugu vaadata, tõesti, et Rafael Nadal pole kordagi võitnud seda aastalõpu turniiri. Okei, see ei ole nüüd, seda ei saa slam'i turniiridega üldse võrreldavasse kategooriasse panna. Aga me seda teemat oleme mingil määral eelmistes podcastis ka arutanud, et kokkuvõttes mis tähendab kõigi aegade, mitte kõigi, jah, sa oled mingi statistika näitajad parim siin on väga palju statistikat, millest ta on parim. No ta on väga paljus, ta praktiliselt on ju nädalad maailma esireketi kohal. Ta vist on, ma kujutan ette, kui panna 100% mingid olulisemad positsioonid, siis ta tõenäoliselt on kuskil 60-70%. No üks asi veel, ta möödus ju nüüd Rafael Nadalist üldtiitlitega 93-92, et nüüd ta oli 93. tiitel selles Austraalia. Äkki see on tema veel järgmine eesmärk, Jimmy Connors. Sealt on Federerini minna 10 tiitlit ja Jimmy Connorsil on 109, nii et sealt on ikka väga pikk tee veel minna. Ma võin mõnda numbrit veel tutvustada. Nädalad maailma esireketina 374, Nadalil 209, Federeril 310. Aasta lõpus maailma esimene Djokovic 7, Nadal 5, Federer 5. Slammi neid numbrit teeme une pealt, näiteks võidud nii-öelda kolme suure hulka neid samu inimesi peamegi 57, Djokovicil 53, Nadalil ja 39 Federeril. No ma korra hüppan, et see Federeri, siin tuleb ikkagi seda vanuse momentit tuua, kui sa võtad jälle, kuidas ta mängis, ütleme, võtad viimased 5 aastat, seal sõltub jälle, kuidas on loosiga tabelis, mis katetel, seal on nii palju nüanssi, ütleme, et Nadali liiva peal ta siis on ju domineeris. Ja seal Wimbledonis suutis ka ju Nadal kõik arvasid vahepeal, et Nadal ei suuda muru peal mängida, tegelikult suudab väga hästi, nagu ta näitas, et ütleme, siin ma natukene paneksin ikkagi reserveeritum, aga muidugi see vahe on suhteliselt suur. Aga millega näiteks ei saa Federerile vastu, ma arvan, millega ei saa mitte keegi lähiajal Federerile vastu, on järjestikused nädalalt maailma esireketi kohal. Federer 237, Djokovic 122 ja Nadal 56 ainult. Jaa. Aga ma näitaks teile üht pilti. See oli ka nüüd üks põhjus, miks Djokovic lõpus nii emotsionaalne oli ja seal nad väiksed skandaalikesed viimastel päevadel välja paissid. Selle pildil on Serbia fänn, vist on Serbia fänn, me ei saa sellest kindel olla. Z-täht rinna peal käes Venemaa lipp, millel Putini pilt ja Srdjan Djokovic seal samas kõrval poseerimas, et on see juhus või ta ju poseerib, teadlik? Ta ju konkreetselt poseerib seal ja väita seda, et sa ei tea, mis see Z-täht tähendab ja seal on üks, ma korra vaatan veel selle särgi, no seal ei ole kahtlust, aga no ma ei tea, no jah, okei, võib-olla keegi ütles, et ma tahan endale pilti saada, seal võib natuke see moment olla, aga kui sa oleksid märganud seda kindlasti see oli teadlik akt selle fänni poolt oli kindlasti. Me jõuame sinna Karpini looni tagasi lõpuks, et kelle poolt oli teadlik teha see pilt või mitte, aga ärme vast sinna kaldu praegu. Igatahes see oli nüüd ka põhjus, miks näiteks Djokovic'i isa ei tulnud tribüünile, kuigi talle see luba anti. Austraalia Open ei hakanud teda keelustama, aga koostöös siis Novakiga otsustati, et isa vaatab. No mis on igati loogiline, see oleks võinud Novaki mängule võib-olla kripsu peale tõmmata. Rahvas võib-olla oleks kuidagi reageerinud. Rahvas oleks reageerinud ja selles mõttes igati loogiline otsus muidugi peale sellist jama. Seal on üks nüanss ka muidu, et Austraalias on tõesti see Serbia kogukond on päris suur. Sest tegelikult, väga lihtne, võtta Austraalia, ma ütlen, et seal on nüüd alati serblased, aga võtta Austraalia jalgpallikoondis läbi aegade, seal on need nii-öelda Balkani maade nimed jooksevad ju iga kord läbi. Ma ei tea, sa tahad nagu, et veel mingi mõtte ütleksid? Minul on, ma jõuaks selle mõttega sinna Djokovic'i lõpukõneni. Mäletate, ta pidas hästi ilusa kõne selle kohta, kuidas lapsed peaksid unistama ja mitte kunagi alla andma ja kuulama siis neid, kes nende unistusi toetavad. Ma mõtlesin, et ta jõuab selle jutuga ka Ukraina lasteni, kes sarnaselt Djokovic'ini.
sarnaselt Djokovicile, kes pidi samuti, kui te olete teda raamatut lugenud, hüppama pommide eest ära ja siis sinna, kui pomm langes, sinna ta läks treenima, see teadis, sinna nüüd see päeva rohkem ei lange. No aga seal on see küsimus, et seal olid nii-öelda NATO lennukid ka, no kuigi see sõda ei olnud, ainult lõpus lihtsalt lahendati see olukord niipidi, et tuldi lihtsalt appi, et kaua see jama jätkub seal, eks on ju. Aga nüüd ju nii-öelda NATO toetab Ukrainat ju, eks on ju. Ma ei tea, võib-olla ma nüüd olen liiga irooniline siin, aga kõik need nüansid. Ei, ma arvan, et see on täitsa seotud. Jaa, see on seotud. Ega ta ei jõudnud Ukraina lasteni oma kõnes. No ütleme, ma siin jõuan ühte asja, ma ei ütle, et iga sportlane, iga inimene peab kogu aeg, ühest küljest kogu aeg seda nii-öelda, nagu seda Ukraina teemat võib-olla käsitlema, aga kui sa oled vähegi intelligentne inimene ja esitegi ei sa süvened asja ja sa saad aru, et see on praegu kõige suurem nii-öelda saatanast asi, mis üldse tegelikult maailmas toimub ja see on tegelikult ohtlik. Selles mõttes, et kui praegu seal sellist vastupanu poleks, ma ei välista, et ma ei tea, siin taklast välja vaadates võib-olla siia, ma ei tea, raketti lendaks, aga kõik see on tegelikult, see on kohutav. Et ei ole võimalik, et see nagu ei võta, inimesed ei julge võtta seisukohta või vähemalt või käsitle seda teemat, sest sellega, kui mida rohkem seda seisukoha võttu tuleks ja räägitakse, et nii ei saa, et see on kohutav, siis tegelikult see ka soodustab, et see asi lõpeb tegelikult. Aga kusjuures selle kõne ajal mul endale just tuli nagu, või ma mõtlesin, et huvitav, kui palju on sealt sellised asjad nagu läbi käinud ja mis jällegi teistpidi on nagu võib-olla tänast konteksti arvestades ka nagu paralleeli tõmmata, et ju teame ju, mis ju toimus ju 91–95 Serbia ja Horvaatia vahel, eks ju, ja Djokovicil istub ju boksis ju Goran Ivanišević, et see on nagu tegelikult jällegi nagu teistpidi näitab nagu seda, et kuulge, kõik tahavad elada, et kõik tahavad ju normaalselt olla, et huvitav, palju nendel on seda omavahel sellist teemat seal üldse käsitlenud või läbi käinud, et oota, aga kas Djokovic'i kas ema või kas seal ei ole ka mingid Horvaatia juured või? No, ei tea, jah. Ei, seal võib isegi olla. Ma võin äkki eksida, aga sa kontrolli, Gunnar. Diana Djokovic, abikaasa Srdan, lapsed Novak, Georgia ja Marko, lapselapsed Stefan Tara, aga mida Google'is inimesed on küsinud kõige rohkem, kas Djokovic'i ema on Horvaat? Serbo-Horvaat või? Vastus on, et ta on Novak on ise sündinud ju Belgradis, aga kus ta ema on sündinud väikseid Horvaatia juured on, jah. 2 nooremat jah. No okei, me ütleme niimoodi, et ega ei tasu, minu arust kokkuvõttes õige number 1 on see, et kes on inimene. Selles mõttes, et oled sa prantslane, oled sa eestlane või oled sa tegelikult kokkuvõttes ka venelane, et ei ole, selles mõttes vahe on, et selge, et see kuskil alateadlikul on sul mingi kultuuri nii-öelda mingi nüansid ja inimesed räägivad erinevat keelt, mentaalsus on erinev, see on selge, et oled sa vahemeräärne rahvus või põhjamaine, need nüansid on, aga kokkuvõttes on tähtis, et sa oled inimene, et sa jääd inimeseks. See on number 1. Aga need, kes liiga fokusseeruvad, ütleme, see rahvuse tunne on hea, kui ta siin nagu aitab sul identiteet, see on hästi oluline, aga need, kes jälle liiga palju rõhutavad seda sageli, võib sageli olla see, et seal on ikka peas on mingi segadus. Ja serblased, ma ei taha nagu öelda, aga nendel on kuidagi see tunne on neil eriti tugev, et neil on. Ja Balkani nii palju lõpetades, et ega see Balkan on neil aeg olnud selline segastel aegadel veel eriti kuidagi on pildil. Ja praegu üritatakse ka seda ju tegelikult jälle tõmmata nii-öelda teatud jõudude poolt, et seal tekiks mingi segadus, et mingi kolle võiks olla seal. Aga minnes tagasi konkreetselt tennise juurde, siis kas me julgeme ennustada, mis hakkab saama veel sel aastal nüüd 2 meest on 22 peal, French Open, kas paneme juba rahvale ära või? Riho ütleb, ma ütlen, et ei, mitte seda, ta kindlasti üritab seda, aga et ei, aga ma juba natuke rääkisin seda teemat, aga et võib-olla Riho siis täiendab, et ma arvan, et kui midagi juhtub igas, siis ma ei välista seda, et see aasta ei saa keegi nooremast põlvkonnalt ei saa slämmi võita.
jällegi võtame siis eelmise hooaja tegelikult, et me nägime küll uut Grand Slami võitjat, on ju, aga tuletame meelde, teatud nüansid, eks ju, üks mees oli katki, teine mees ei saanud osaleda ja sealt see tuli, eks ju, et tegelikult päris mustvalge see ei ole, Austraalias samamoodi ju tegelikult jälle, Djokovic ei mänginud, eks ju, ja kõik oleks võinud võib-olla olla teistmoodi, et seda nagu me ei tea, aga midagi pole öelda ja tegelikult 35+ mehed ju teine 35+ mehed ju samamoodi, kunstpuusaga mees, eks ju, nad on ju Andy Murray ja Novak Djokovic on nädal aega on neil vanusevahe, Murray on vist 15 mai ja 22 mai on sünnipäevad, et see, mis Andy Murray ju samamoodi tegi seal ju ja mängib 5 parem matše Berrettini ja Kokinakisega, millised matšid tõmbas välja Andy Murray, nii et seda meest ei saa ka maha kanda. Aga kaotatud mäng oli mäng oli ka ju mitu seti seal. Kellele ta kaotas seal peale seda Kokinakist, aga need 2 matši olid ikka uskumatud. Kohe ütlen. Oli ka 5 setti. Jaa, muidugi, tal oli 2, see oli 4 setti. Ja Bautista Agut. Aga seal oli vist kiire lõpp. Ma pean ütlema, seda mängu kiire lõppmäng oli teise setis. Seda mängu ma ei näinud, jah, aga ma just mõtlen, et Kokinakise ja Berrettini võidud Marril ka, et ikka uskumatu mees tegelikult. Jaa, Wimbledoniks võib-olla suudab ennast täpselt. Ütleme nii, et tal on võib-olla raske natuke tervet seda turniiri nii-öelda, see 7 mängu, kui lähed pikaks mängud, et see puusade teema, jah, see on aga nad on müstilised vennad, ma ütlen, müstilised. Berrettiniga mul tuli meelde, et te olete näinud Netflixi sarja Breakpoint? Ei ole, aga see, ma tean, et see on 4 osa vist on ilmunud, jah. Ja kõik, kes seal nendes 4 osas on nii-öelda staarid olnud, ega neil pikkapidu Austraalias ei olnud. Nimetatakse Netflixi needuseks. Jah, aga Austraalias ju väga palju räägiti nendest Dunlopi pallidest ja kõik ju, kes vaatas, jälgis ka seda Cube'i nii-öelda saadet, seal oli väga palju juttu sellest, et kui see pall purgist välja võeti, isegi kui selle palliga ei mängiti, ta natuke nagu läks justkui suuremaks ja mängiti mõned pallivahetused ära, juba ta oli karvane ja suurem. Ehk siis ja praktiliselt kõik need mehed, kes Ruud ja kõik need mehed, kes tõmbavad korralikult topsi ja nendel meestel ei õnnestunud kuhugi jõuda. No Norri on üks siuke mees, Ruud on üks mees, siis oli loomulikult Nadal üks selline mees ja kõik need mehed langesid ja need mehed, kes mängivad lamedamat tennist, nendele justkui sobis see väga, väga hästi, kaasa arvatud ka Djokovic. Arvad, see on pallitootjate vandenõu? See on ülioluline fakt tennisemängija jaoks. See on tennisemängija jaoks väga oluline fakt sellisel tasemel, et isegi ma vaatasin statistikat, näitas Ruune eestkelöögi statistikat, kui palju see pall tegelikult vähem võrkab peale topsi, et see oli päris suur vahe oli sellel. Aga see ongi see vahe, et Djokovic võib lüüa nii lamedalt kui revitud tööki. Seda küll. Pallid on kõigil ühesugused. Ei, pallid on kõigil ühesugused, aga ühele sobib, teisele ei sobi. See on nagu oluline vahe. Mis ma tahtsin, et ühesugused on kõigile need reklaamid. Tsitsipas ju, mäletate, eile kurtis, et see reklaam paistab tal liiga silma. Aga ma olen taga täiesti nõus, lihtsalt see ere, just see ere valge värv, et kui ta on peenike tekst, aga see Kia logo on ikka suur ja see tegelikult ikka, ma vaatasin ise ülekande ajal ka, et tegelikult nagu segakski. Ühe käega tagakäsi. Kus on palli tabamine. Palli tabamine eriti ja tal on just põhiline see, et ta ei saa selle laati keskkohaga pihta. Ma korra selle Netflixi üle ütlen. Laskesuusatamine. Terve eelmine aasta. Ma usun, nad teevad kindlasti, sest et see on ikka praegu on ikka, me teame, ma arvan, me kõik ikka, kui vahest võimalus on, siis me vaatame. Et Fiona Maie, tema ju enne seda hooaega ta on ju täielik staar ju tegelikult Prantsusmaal, ta on ka ju meedias ja sotsiaalmeedias väga aktiivne olnud, pildil olnud, et tal on, ja ta on, ma ei tea, kes mingis saadetes ja ta on hästi pildil, et tal natuke see fookus läks nii-öelda mujale, seesama, et nagu sa ütlesid, et sarja osalised, et ma ei ütle, et see on põhjus, aga nagu see niinimetatud needus, et tal natuke see fookus läks kõrvale ja ta vaikselt nendele kogub ennast, et ma ei ütle, et see on põhjus, aga kuidagi väike seos üldse, sa mainid seda Netflixi ja ma tahan seda öelda, et see sul läheb natuke fookus nagu mujal, et võib-olla sul see keskendumine on mõjub, aga samas ma arvan, et isegi sportlased võib-olla vahepeal vajavad ka sellist natukene see on mõnes mõttes ju lõdvestumise periood ka võib-olla, aga Fiona Maie näiteks laskesuusataja on väga pildil, ta on tõsine, ütleme staar Prantsusmaa
et see on nagu mõjunud, aga sellest räägivad ju meie ülekannetes ka. Margus Adler, keda ma tunnen ja nad ju on seda ka vist maininud, seda momenti, et võib-olla siis see nagu, ma vist ise äkki on öelnud isegi prantslased. Kui tohib, ma tahaks veel lisada seda, et kaks võib-olla sellist mängijat või kaks sellist nüanssi, mis kindlasti nagu sellel Austraalia lahtistel jäid nagu minule kripeldama, olid esiteks loomulikult meie Kaia Kanepi kaotus, mis tagantjärgi vaadates nagu eriti õnnetu veel sellepärast, et tal ju tabel nii-öelda on-shabööri kujul ka veel läks vabaks. Läks lihtsamaks, jah. Läks lihtsamaks, et ma oleks nagu väga tahtnud näha ikkagi, et Kaia oleks sealt esimesest ringist läbi tulnud ja mis oleks võinud juhtuda kõik, et see oli nagu väga-väga valus kaotus ja tegelikult see oli valus ka tabelile muidugi. See oli tabelile valus ja 18 kohta vist langes. Ja teine muidugi, mis oli nagu, mida ma väga ootasin kohe, kui tabelid välja tulid, kui me siin istusime selles saates ka, ma tegelikult arvasin, et kõige reaalsem mees, kes võib Novak Djokovic'i peatada, on taanlane Holger Rune ja kes ei suutnud oma asju ära teha Andrei Rubljovi vastu, oli otsustavas setis veel 5-3 servimas matšivõidule, siis oli tiebreakis 5-0 ees ja nii edasi, aga suutiski 5-3 pealt kaotas 0 oma servi, kõik lihtsalt eestkäev järjest. Ja ütleme, et varakult langes Tyler Fritz. Ja mina ise pakkusin ju, ja see oli eriti üllatav tegelikult, et vaatad, milline ameeriklaste punt tuli tegelikult sinna 4. ringi ja Taylor Fritz oli see kõige paremas vormis just nendest, aga Fritz nii õnnetult Popirini vastu langes välja ja siis jõuab hoopis veerandfinaali selline mees, kes teeb endale passi selleks, et Ameerikasse minna, jõuab esimest korda üldse, mängib välismaal, Ben Shelton pole elu sees Ameerikast väljas käinud ja mängib Grand Slami finaalis. No me jõuame jälle selleni, et vaata, me teame seda, et USA-s ja näiteks ka Prantsusmaal, neil on oma see elu nii-öelda, selle ala sees on niivõrd tihe, et Prantsusmaal ma tean täpselt, et paljud see info on ka koha peal on rääkinud, et nad vaatavad, et okei, see tuuril käimine, kui ma seal päris tipus ei ole, aga mis ma vahemal, ma mängin oma neid sisemisi turniire, ma teenin seal nädalavahetusel 1000-1500 eurot mingi turniiriga ära, mul ei ole kulusid, ma teen tööd, et mul on palju kasulikum selle asemel, et siis nii-öelda, võib-olla seal on ka see, et kas on taustal nii palju, kuna seal on kultuur on nii kõrge, see alakultuur, et jõuda mingite suurte toetajateni on keeruline ja USA-s on ka ju, tudengi tennis on hästi arenenud ja mõned, nad ei tahagi mööda maailma rännata, et see on ka üks momente, aga nad võivad aeg-ajalt siis niimoodi tulistada nii-öelda. Aga tulistame natukene ka Eestile lähemale. Oliver Ojakäär osales ka Australian Openil ja jõudis 3. ringi oma slammi debüüdil minu arust plaksutamisväärt. Tundub, et koostöö Kenneth Raismaga ka. Ja jällegi, et kui me nüüd vaatame seda, et tihtipeale ei teata nende juunioride tegemisi nii hästi, kui jälgitakse ikkagi nagu suurt tennist, aga viimane juunior, kes Eesti tennisistidest Grand Slamidel osanes, oli Danil Klinka. Ja see oli minu teada Wimbledonis vist 3 aastat tagasi äkki või. Nii et tegelikult neid mängijaid, kes meil on ikkagi jõudnud Grand Slamile, need on kõik väga suured nimed ja see on ikka väga-väga suur saavutus, kui eestlane jõuab Grand Slamile välja, nii et ja veel mitte ainult lihtsalt jõuab välja, vaid ta võidab matša. Oota, aga Lajal? Ei, oli osalenud ainult paarismängus. Eelmine aasta. Vähemalt ikkagi paarismängus oli osa. Ja paarismängus osales, jah. Nii et see saavutus muidugi on fantastiline. Oota, ei, osales üksmängus ka. Minus ka üksmängus, ma praegu mõtlen. Siis me ikka eksime, Lajal oli ka. Ma sellepärast jängi korra mitte, et ma äkki oli, äkki tegelikult minu meelest ei olnud Klinka viimane. Lajalist eelmine oli lihtsalt Lajal on keskendunud suhteliselt kohe ikkagi nagu meeste tuuri, et see küsimus on, kus see fookus on, et väga paljud ju mängijad ju tegelikult, kes on ka hiljem pole juunioride klassis eriti. Lajal on osalenud siis 2021 Frenchil, Wimbledonil ja US Openil. No vot, 3 turniiril ju. Jah. Et ma hakkasin endas kahtul, kus see võimalik on, et tõele meil. Aga võime nüüd tulla Lajali juurde. Lajal kahjuks ei saa meid aidata ja Maikal see oli näha, see video on isegi sellest ju, kuidas ta minu meelest kuskil on läbi jooks, kus tal see jalaga. Kas ta pani enda sotsiaalmeedias või? Kuskil ma nägin seda hetke, aga ma tõesti mäletan, võimalik, et on olnud, aga õnneks ta vist ikkagi nüüd hakkab välja tulema.
aga seal oli huvitav, Ojager mängis paaris mängus, nad jõudsid, mängisid sellise mehe vastu nagu Aleksander Bloks ja see Aleksander Bloks oli täiesti uskumatu, kuidas ta võitis üksikmänguturniirid, mis tulemused, kui vaatate neid seise, no ikka niimoodi, et 2 setti kõigile. Et see on üks huvitav nimi ja nad kaotsid selle paarismängu otsustavas tie-breakis. Et see, tegelikult ega need mängijad, kes seal noorte Grand Slamil ikkagi lõpuni jõuavad, mängivad kõik ju mehi juba ja endal on kõigil juba ATP rankingud. Aga ei pruugi kuskile väga jõuda. Monfils prantslane võitis vist juunioride klassis kõik slamid ühel aastal. No kuigi okei, ta on olnud ka seal suhteliselt päris absoluutse tipu lähedal. Aga see mingi näite on, aga millegipärast tulevad just sealt ikkagi kes nagu hakkavad varem nagu meeste seas tegutsema, nad ei keskendu niivõrd sellele, ütleme juunioride slam'i võidule võib-olla, et kui võidetakse seal 16-aastaselt või hästi noorelt, siis juba minnakse nii-öelda, eesmärgid on suuremad. Aga mis on nagu ülipositiivne ja meiesuguse väikse riigi jaoks nagu väga oluline, kui meil on 2 head mängijat. Davis Cupi seisukohalt tulevikus Oliver ja Mark hakkavad nagu mõlemad mängima ikkagi nagu tipptasemel tennist, siis on nagu meil Davis Cupis päris hea punt. Ütle mulle, vaata, kas sul ei ole tunne, et ma ei saa nüüd öelda, aga seal on mingisugune see mängustiilis või selles, ma näen mingit sarnasust isegi natukene. Oliveril ja Margil või? Jah. No Oliver on nagu tohutult tugev ja suur ja hästi võimas. Et võib-olla mis nagu mulle, mida ma vaatasin ta vist 2 mängu, et natuke ta on noorem veel kui Mark on, et mulle Margi puhul väga meeldis Davis Cupil ka, mulle meeldib see, kuidas Mark läheb punkte ise lahendama. Ja mitmekülgsust võib-olla. Mitmekülgsus ja ta läheb astub väljakus sisse ja läheb klaarib ise ära. Et võib-olla Oliveril seda poolt veel nii-öelda natukene lihvib ja alles jõuab sinna, et ma vaatangi niimoodi perspektiivis, aga natuke nagu see liikumine on siin midagi. Muidu on sarnane, et tal on tohutult võimad, tal on relvad, tal on ikka serv eest käsi on ikka relvad. Et nüüd on küsimus see, et kuidas sa hakkad neid otsuseid tegema, et millal sa lähed ja et kuidas sa klaarid ja kuidas need punktid nagu lühemalt ära saad mängida, et see kõik tuleb kogemusega kindlasti, aga väga-väga võimas mängumees on. Kuna sa tahad just Davis Cupist rääkida, siis rääkida, teate, et tuleb Davis Cup? Ikka Jamaika. On või? Muuseas, ma siin plaanin võib-olla lähiaastal Jamaikale minna, mul seal tuttav kunstnik seal resideerub. No see nädal oleks aeg. No tegelikult jaa, et oleks olnud küll, aga lihtsalt ei sobi praegu, aga ma ütlen, et eksootiline koht tegelikult. No ja loomulikult ju ajalooline matš, me ei ole ju kunagi maailma esimeses liigas mänginud. See on maailmaliiga 2. grupi matš. Et see, kui me võidame selle matši. Kui me võidame selle matši, siis me oleme esimeses ju. Vaata, ma tean, et see esireket, mul nimi tuleb meelde, ta on vist 800 millegi. Vabandust, see on ju play-off, see ei ole 2. liiga matš. 2. liiga matši mängisime ära, see on ju play-off üleminek esimesse on see. Ants kirjutab, et 2. grupi matš kohaliku koondisega. See peaks olema play-off esimesse ikka. Ma ei tea, ma arvan, et küll tuleb see nädal ka pressiteada, kui me sealt loeme. Tähtis on võita mäng, et see on number 1. Aga Jamaika esireket on Blaze Bicknell ja ATP 764. Oli tol hetkel, kui Ants selle uudise tegi, jah. Ta on natuke tõusnud jälle, aga kes seal teine reket võib olla? Siin ei ole seda välja toodud. No siis on, jah, selles mõttes on kahju natuke, et Mark ei saa mängida, et ütleme see, sest muideks minust Mark noorte või klassis, juunide klassis käis seal kandis, Kariibi mere saarte turniiridel käis, et tal on tegelikult see, ütleme niimoodi see õhustik või see kliima ja kõik on talle nagu tuttav, et seda ma mäletan, et ta mängis oli seal ka Dominikaanis ja kus ta seal käis mängimas, nii et see on natuke, mis natuke on ikka kahju, aga muidugi üks huvitav nüanss, kas platsile läheb Jürgen Zopp? Võiks ju. Võiks, miks mitte? Meil mängivad siis, olgu ära öeldud, Kristjan Tamm, Kennet Raismaa, Oliver Ojakäär, Johannes Seemann ja Jürgen Zopp. Aga Jürgen ja Kennet vist ju siin Tallinnas mängisid paari, eks? Jaa, Kennet mängis väga kihvti paaris mängu, mäletan siin Tallinnas. Ja ma tundub see, et kui ta nagu otseselt tuuril ei ole, mängib mõnel turniiril kaasa võib-olla Kennet, et tegelikult kui Kennetil ei ole seda pinget peal, siis pole mingi küsimus, et ta võib oma parimat tennist näidata. Kuna ta on ju Oliveriga tõenäoliselt kindlasti mängivad ka omavahel sparringut ja ma usun, tal on see vorm on hea ja ta on nii-öelda seal tuuril sees ikkagi. Muidugi üks asi, mida tasuks Kennetilt küsida ükskord, võib-olla mõne saad see, et Kennet ja Oliver lubasid tulla, kui nad on Eestis. Nii et olgu see välja öeldud, et Kennetil sul ei ole enam tagasiteed. Aga küsi kindlasti, et vaata, seal on nüüd Tsitsipas,
ütleme, Šapovalov ja kõik need mängijad, siis Ožeral ja Sim, ma mõtlen, kes olid ju selles tuntud see kuulsusrikas Wimbledoni juulide finaalis, et ma usun, nad ikka suhtlevad. Et tegelikult midagi seda poolt ka uuri natukene, et kui palju, äkki Oliver on saanud sparrid. Tsitsipase küsimustest on juba mitte kõrini, vaid silmini. No mõnes mõttes küll, aga just, et äkki on Oliver saanud kellegiga sparrida näiteks. Miks mitte? Miks mitte? Aga räägime rannatennisest ka 2 sõna. Toimus siis turniiri nimeli PT50 Tagaväli Open 1. Millal Tagaväli Open 2 tuleb siis? Või Tallinna Open, Tagaväli Tallinna Open 1? Jaa, no tegelikult oli 2 turniiri, aga see esimene oli natukene nõrgema koosseisuga, aga jah, see oli ITF-i turniir. Nii palju ma ei saa vekslit välja käia, aga ma nagu sain aru, et märtsi lõpus võib isegi midagi tulla. Et selline jutt oli. Kas see oli kõige kõrgema taselisem? Et ta tegelikult, tegelikult ta vastab nii-öelda rannatennise ITF-i turniiridel palju suurema auhinnafondiga turniirile, kui ta oli. Et vist oli 4000 praegu, aga tegelikult nii-öelda tasemelt. Ja ma ütlen ausalt, et jälle ei taha siin teha nii-öelda naiste paarismäng, paarismängu mängitakse rannatennises, et ütleme, olid ka huvitavad mängud, aga see meeste, itaallased siis, olid siin domineerisid. Väga äge oli. See on ka müstika, kuidas seal reageeritakse, kuidas ja taktikamäng. Tegelikult ütleme, rannatennis on ka näiteks ütleme see Läti, Leedu paar, lätlane, nad olid esimese asetusega mängisid itaallaste vastu, need võitjad Meneguolo Kasparri vist. Kusjuures see Kasparril on, ma nüüd tea, kes see sugulane on seal maailma täitsa täielik tipp, et seal on mingi suguvõsas on, et Kasparrid on rannatennisistid. Mis nad tegid? Seal on nagu seal natuke sulgpalli sarnane, et seal võrgu lähedal need võrgu taha lüüakse, et nad tõmbasid tempo alla ja tõmbasid tempo alla. Noored mängumehed muideks vist 19 ja 18 või midagi sellist. Finaal ei olnud eriti, see oli teisest Itaalia paarist olid nad üle, aga oli väga huvitav ja ma kommenteerisin seda ja ma vaatan ülekanne on 6 tundi ja 13 minutit. Järjest põhimõtteliselt, jah. Oli siuke päev sul, jah? No vahepeal oli seal vist poole tunni, 3-5 minutine paus, aga mul ei tekkinud ühtegi hetke seda, et ma oleks nagu vahest on vaata, kui spordis ka, et kui on ühepoolne või kuidagi igav, et sa nagu väsid ära või kuidagi muutud tuimaks. Ei ole. Et isegi finaalis muidugi see ülekaal oli, aga seda oli kihvt oli vaadata, kuidas see taktikalised käigud ja kuidas mängitakse ja seal on teatud erisused tennisega, ma nii palju ütlen inimestele, et üks serv on, et kui sa eksid servis, läheb punkt kohe ära ja seisul tasamäng mängitakse nagu hästi, siin ongi nagu võrkpalli ja tennise selline miks mingis mõttes ja tasamängu peal on siis otsustav punkt. Aga pikimad mängud olevat olnud, vist üks mäng oli kestnud peaaegu 2 tundi vist sel turniiril. Nii et ütleme, võib ka venida suhteliselt pikaks. Oota, 2 seti võiduni või? Ja siis otsustav set on 10-ni see match tie break või kuidas see big tie break. Et selles mõttes ja mis on huvitav seal, ma ei tea, kuidas päris kõvematel turniiridel on, aga nad ju ise loevad punkte vähemalt sel turniiril. Ja ma ei, paar korda mõni krimpsutas natuke. Siin tabloo ikka on? See on ainult game'ide tabloo, mida ausalt mõnes mängus mängijad pidid ise nii-öelda seisu panema, sa mõnel mängus unustasid seda teha, aga õnneks meil konkreetselt see mäng, mis me üle kandsime, seal oli nagu seis oli ekraanil, aga jah, ma piilusin seal nagu naiste poolfinaal, ma pidin natuke ennustama, jälgima, et kes siis tegelikult juhib. Et aga ma ütlen, et see oli nagu huvitav, ise loevad, ma ei näinud eriti mingisuguseid selliseid, kuidagi nagu see olek on natuke chillim, et ma ei tea, kui palju seal teeseldakse või mitte, aga meeste mängus oli natuke tõsisem see selline õhustik, et ütleme, naeratati nagu vähem, aga naiste paaris mängus oli selline chill olek, nad seal patsutasid, naeras vaatasid, seis on niivõrd oluline, et mingi oluline game on tulnud, kuidagi selline mõnus olemine, et see on ka teistmoodi niisugune õhustik. Kas publikud ka oli? Ma ei mõtle neid, kes on tuttavad ja sõbrad ja on justkui nagu kohustuslikud tulema. Ma arvan, tänavalt või nii-öelda inimesi või mitte halvas mõttes tänavalt, eks on ju, neid vist ei olnud väga palju, aga see hajus ka, seal on ju tegelikult 6 väljakut, eks on ju, tõenäoliselt ikkagi põhiliselt olid need inimesed, kes siis on kuidagi seotud kas siis sugulased või fännid aga täiesti okei. Muidugi ta see võib-olla natuke mõjub selles mõttes, et ta on ikkagi ägedam, kui sa mängid
nii-öelda rannas kuskil, kus on tribüün suvisel ajal ja päike paistab ja et selles mõttes ma usun, et kui sama turniir sellise koosseisuga oleks olnud, ma ei tea, seal näiteks Pärnu rannas, siis ma usun, oleks seda nii-öelda muud publikut ka. On mida vaadata tegelikult. Kui taset on väga huvitav. Aga hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, kellegil on veel midagi öelda tennise kohta? No me võib-olla võime siia saate lõpuks ära mainida veel ühe huvitava fakti, mis võib-olla, mille pärast see Australian Open veel meelde jääb, on see, et kui võib-olla tennises kõik tennisesõbrad mäletavad, et oli ju seesama Novak Djokovic'i treener 2001. aastal maailma 125. reketina ju wildcardina võitis Wimbledoni turniiri, siis Austraalia lahtistel on nüüd 2 aastat järjest juhtunud selline lugu, et eelmisel aastal siis said wildcardid Kokinakis ja Nick Kyrgios ja võitsid turniiri ära ja paarismängu tribüünid olid täis kuni turniiri lõpuni, siis sellel aastal täpselt sama stsenaarium, et Hichikata Kubler siis said wildcardi ja ma vaatasin ka veel meie Soome sõber Harri Heliovaara vigastas oma selga ja andis loobumisvõidu nendele meestele ja mehed võitsid turniiri ära, nii et 2 aastat järjest suutsid siis paarismängu võita wildcardid ja naistel loomulikult ikka veel Krejcikova ja Siniakova valitsevad. Siin on võib-olla mõni küsib Nishikata, et Jaapani nimi, aga me teame, et Austraalias on Hichikata, Nishikata on ka olemas, ma nüüd eksisin. Aga seal on ju ka päris suur jaapanlaste kogukond ja eks seal üks põhipõhjusid tõenäoliselt on see sama teine maailmasõda, et ütleme seal selle järgne mingi periood, ütleme, aga et see on ja huvitav, et kui sa vaatad mõnel riigil, et sellised nimed, et ärge imestage, jah, et Austraalia paar. Minul meenus veel üks fakt Djokovicist. Täna hommikul kuulsin just sellest samast podcastist, mida kuulasin. Et ma ei tea, kas te teadsite, et Djokovic on nendest suurest kolmikust ainus, kes pole ühtegi slammi võitnud niimoodi, et ta seti ei kaotaks. Ka sellel turniiril kaotas ta 1 seti. Kellele? Viktoriini küsimus. No see oli seal, Djokovic kaotas seti. Kaotas 1 seti. Ja, kaotas küll, ma mäletan see mäng, issand jumal, mul ei tule see nimi meelde. Enzo Kokod, Prantsuse tennisist, ATP 172. Turniiri alguses seal no see on tüüpiline tal ka, see ta nagu ta ei ole kunagi niimoodi, jah, sellised lammutanud pole ühtegi korda. No jah, aga seal ma arvan, et see on üks statistika, kus nagu nendes suures kolmikus on üks mees on teistest kõvasti parem, et see, me teame, kes see mees on, kes suutis võita ikka Grand Slami niimoodi, et oli väljakul olnud ikka väga minimaalselt seal Wimbledonis eriti, ma võtan Federeri. Ja, aga Nadal ka jälle Prantsusmaa lahtist. Ja Nadal Prantsusmaal, jah. Seal on ka minu eest on päris mitu turniiri, kus ta pole settigi kaotanud vist. Prantsusmaal lähme või? Jaa, lähme ikka, muidugi. Nagu ikka, iga aasta. Toomas tuleb ka? Ma ei tea, pole üldse paha mõte. Kohvikutes ehk saab ka käia. Matšpall on mitte ühe korra, vaid ühel aastal. Kui paned koha peale, planeerid meile sinna stuudio Philippe Chatieri väljaku äärdes, me oleme Toomasega kohal. Ja siis ma luban, et... Meie stuudio, ma luban, saab olema pargi vingi peal, mitte kuskil. Ja ma omalt poolt luban, et kui aeg on, siis külastame Pompidou keskust. Mis keskust? Pompidou. See on kaasaegne kunst, et see on hästi huvitav. Ja Jacques Ricoeur kiriku ees joome siidrit. Jaa, kindlasti. Kõlab hästi, aga aitäh kuulamast. Meil on võimalik ka küsimusi saata, ma ei tea, selle saate ajaloo jooksul võib-olla üks küsimus on tulnud, aga tennis@delfi.ee. Julgelt saatke meile teemamõtteid, küsimusi, ettepanekuid, lihtsalt tagasisidet võtame vastu. Ja järgmise korrani. Aitäh, Riho, aitäh, Toomas. Väga meeldiv. Aitäh kuulamast. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.